Tere taas, head vaatajad! Käes on augusti keskpaik ja kibekiire koristus on käimas ning sama ajal tegelikult on ka ettevalmistused ja start antud juba ka 26. hooaja jaoks. Olen tulnud siia Põlvamaale Kristjani juurde. Kristjani juures siin kibekiire ka rapsikatse ja koristus on käimas. Vaatame, äkki saame ka teda siin jooksvalt tabada. Ja täna eelkõige tahaks pöörata tähelepanu siis rapsi herbitsiidile ja käime üle ka teemad teraviljades. No tere, Kristjan! Tere, Max! Kuidas siis siiamaani läinud on, et tööd on palju ja koristus käib? Koristus käib. Ütleme, viimased 10 päeva on tegelikult päris intensiivne olnud. Et siis kui talinisu koristus algas, siis sealt pausi pole tulnud. Oleme koristanud nisu, hernest ja nüüd oleme otsapidi ka rapsi juba siin otsapidi hammustamas. Aga kuidas Lõunamaal siin taliteraviljadega on? Väga seinast seina, väga palju sõltub sordist ja tõesti hästi erinevad on, et kahjuks väga paljudel põldudel ikkagi seda kevadel nähtud potentsiaali ja oodatud tulemust ei tule, et ikkagi liigniiskus on teinud oma töö, jahedus ja kõik see kokku ei võimaldanud ikkagi teral täis kasvada kõikidel sortidel. Aga praegu meil siin rapsikoristus käib, et küsimus sulle, et kuidas sa üldse rapsisorti valinud oled, kui me ei teagi, mis tulemused meil täna on? No eks ma tegin visuaali põhjal ka valikuid, et siin põllus samamoodi nendest sortidest, mis see aasta mul maha läheb, kindlasti seesama üldpõld, mida siin on juba koristatud, 13-10 näeb väga hea välja ja ka saagitulemus on olnud tegelikult üsna tubli, et tublisti üle 3 tonni, et piirkonna keskmist arvestades väga hea tulemus. Ja siis hilisemaks külviks ma veel valin siit Zita, mis ootab oma järge ja 20-40, mis on siis samuti vägagi hea arenguga ja kindlasti sobib ka veel hilisemaks külviks, et mis seal salata, maa on nii märg siin lõuna pool, et külvidega on üsna keeruline. Ja eks selles mõttes mina arvan, et rapsi ikkagi tasub jätkuvalt külvata, sest külvi korraliselt ta ikkagi minu hinnangul on suhteliselt asendamatu, et ega ma ei oskaks siin külvi korras midagi asendada küll, et selle aasta nisude pilt näitab ka seda, et nisud ei anna ka iga aasta ikkagi seda oodatud tulemust. Oleme tulnud põldu, kus parasjagu rapsiküll käib ja nagu näha, siis Kristjan, oled ka sellel aastal läinud rohkem otsekülviteed. Jaa, mis seal parata? Kui eelmine aasta ütlesin, et meil oli väga märg sügis, siis see aasta on veel märjem. Ja ega siin palju variante ei olegi, et üldse rapsi maha saada. Aga eelmisest aastast sain innustust, et seal hetkel, kus katsete koristus käib, tulemused on väga kenad. Umbrohutõrje töötas väga hästi, et ma sain mulla herbitsiidiga Putisena-Vant põllu puhtaks ja see julgustas ka sel aastal tegelikult sama tehnoloogiat kasutama, et siia küll sel aastal talinisu kõrde läheb siis raps maha ja nagu näha, mullas niiskust praegu on, eile külvatud osa, praegu alles esimesed harjad hakkavad heledamaks minema, et kasted on tugevad, udu, et niiskust jätkub ja praegu plaan on ka selline, et kui külvik põllu lõpetab, siis tuleb siia Putisena-Vant peale, 2,5 liitrit ja veekulu 250 liitrit hektarile, et siis tagada maksimaalne efektiivsus. Jah, sellel aastal on ka tegelikult põhk märksõnaks, et põhku sellel aastal on palju põllus ja mis on ka just Avandi üks tugevustest, on seal sees olev toimeaine dimetanamiid, mis siis aitab rohkem lahusel minna ja jõuda siis mulla pinnale, mitte jääda taimejäänuste sisse, et ikkagi seda efektiivsust hoida. Ja mida me veel saame Avanti kasutades täisnormiga, on siis maksimaalne norm metasakloori, mis siis aitab väga hästi tõrjuda meil näiteks vesiheina. Vesiheina puhul on juba ametlikult registreeritud ka resistentsus sulfuroontüüpi herbitsiidide vastu ja saame hoida ka tegelikult murunurmika kontrolli all. Murunurmikas aastasse ikkagi põldudes on hakanud levima ja see on saanud meil suureks probleemiks.
Ja üks hea põhjus veel, miks Avanti valida, on see, et meil on käimas kampaania, et ostes vähemalt 50 liitrit putisõna Avanti on võimalik lisaks tavapunktidele teenida ka lisapunkte Agromalsis. Koristuse kõrvalt, nagu ka enne sai öeldud, käib ka tegelikult uue hooaja ettevalmistused ja siin ka puhtimine on käimas. Puhtimine on üks kõige odavamaid haigustõrjeid teraviljale, et hoida esimesed haigused eemal ja vili saaks rahulikult ja tugevalt kasvada. Siin on puhtimisvahendina kasutatud Kinto Plussi. Miks? Sellepärast, et Kinto Plussis on 3 erinevat toimainet ja üks nendest on fluksapüroksaad, mis parandab nii tühfoloosi kui ka lumiseene vastu kaitset. Kuna tänapäeval on päris paljud põllud läinud teravilja järgi külvikorras, siis on vaja nendele haigustele rohkem rõhku pöörata. Ja Kinto Plussist 1,5 liitriga tonni kohta saame ka kõige rohkem toimainet kui võrreldes mõne teise puhtimisvahendiga. Siia lõppu muud ei oska teile kallid põllumehed öelda, kui hoiame ikka lipu kõrgel tugevat töötahet ja näeme põllus. Püsi kanalil. BASF. We create chemistry.